Tere tulemast digitundi! Sedapuhku räägin ma, kuidas internetis matemaatikatunniks prinditavaid töölehti genereerida. Esmalt näitaksin, et milline see tööleht välja näeb. Olen valinud sellest veebikeskkonnast niisuguse võluruudu variandi. Annan programmile oma informatsiooni pealkirja näol, aga programm ise arvutab ära need arvud ja vastused ja kohe luuakse mulle ka vastuste leht. Aga asume siis kohe veebilehe juurde. Nii. Tegelikult täiesti algus on sellisel veebilehel discoveryeducation.com. Klikime siin õpetajate nupul Teachers ja klikime Puzzle Maker sellele nupule. Ja valisin mina hetkel näidatud mängu juures selle variandi. Ja siin on imelihtne. Panen kirja selle pealkirja. Leia puuduvad arvud. Arvuta kirjalikult. See on õpetajast, kuidas ta soovib seda tööjuhendit anda. Muidugi võib siin ka täiesti lihtsalt teema olla. Aga üldjuhul niisugune võluruut on ülesandeks liita ja lahutada. Nüüd see arv näitab siin, kui suur on mänguväli. Hetkel on mänguvälja suurus 4x4, aga minu näidise juures oli 8. Siin need kaks arvu näitavad nüüd seda vahemikku, missuguste arvudega hakatakse nüüd mulle ülesandeid koostama ja millised pannakse mul sinna mänguväljale. Mina paneksin näiteks hetkel niisuguse arvu. Siis see viimane arv näitab, kui mitu väikest ruutu tühjaks jätta. Kui siin on 4x4 16 ruutu ja tühjaks jääb 10 suht palju ja suht suurte arvudega on, no ma panen siis natukene, kujundan nii. Ma olen andnud nüüd oma soovitud informatsiooni programmile ja klikin sellele nupule Create my puzzle. Mäng on loodud. Ise vaatan üle. Nii, väga vahva. Üldjuhul on selline võimalus, et võib luua ka samale klassile samal teemal, samadel tingimustel, iga hiireklikiga erinev ülesanne. Mitte midagi ma siin ei muuda, pinginaabrile andmiseks klikin teise variandi. Nii, kõik tingimused jäid samaks, aga arvud on siin erinevad ja vastused. Samuti, aga me saame siin luua ka natukene raskema variandi sellisel juhul, kui me anname suurema mänguvälja. Toome siin sellise näite. Jätame teised kui on mänguväli suurem, siis peaks olema ka tühjade ruutude arv muutuma natukene. 64 ruudust 8x8. Aga paneme äkki, et on siis näiteks 15 tühja ruutu. Ja jällegi moodustan. Näed. Siin on nüüd rohkem arvutamist vaja, see võib olla kellelegi tugevamale. Samade tingimustega on võimalik luua iga hiireklikiga mitu erinevat varianti. Ülesanne on loodud, aga kohe selle ülesandega antakse kaasa vastused. Selle samuse lehe all on niisugune nupp ja nüüd on vastused. Mina soovitan viia need
copy-paste'iga endale Word dokumendi teha ja salvestada enda arvutisse. Räägime ka sellest. Minul on Word lahti, ma kustutan siin eelneva näite kõik ära ja asume seda siis viima, see on ülesanne. Teen selle ülesande aktiivseks. Rohkem ei pea tegema. Võtan parema hiireklikiga ja võtan copy. Ära võta copy pilt, copy image. Siis ta jätab meil pildina ja ta paigutub teisiti. Nii, võtan kopeeri ja kleebin selle siin Wordi. Kui ma ruutu ei pea muutma, siis pealkirja ma teen küll väiksemaks, aktiivseks ja teen ta vot niimoodi. Tööleht on mul vormistatud nii, et päisesse ehk et siin üleval äärel tegin topelthiirekliki, kirjutan mina nime ja kuupäeva koha, see on selleks, kui see õpilasele kätte jääb. Ja kindlasti, mis on oluline ka siin märkida, et anda märku, see on nagu autoriõiguste puhul, et anda märku ja viidata sellele veebilehele, mida ma olen kasutanud. Nii, võtsin sellest veebilehest copy-paste. Nüüd ma lähen siit päisest, lähen jalusesse ja panen selle siia alla. Nii. Ja nüüd on ta tegelikult ka juriidiliselt korrektne. Olen viidanud, kus on tehtud. Ja põhimõtteliselt oleks nüüd meil vaja ka veel vastustele. Teeme vastuse ka. Võtame siit selle ülesande vastuse. Ja täpselt samuti võtan siin aktiivseks ja viin ta siia. Ma viin teisele lehele. Ja jälle teen selle väiksemaks. Nii. Kui on soovi, et seda mänguvälja vähendada, siis võib täiesti teha ka selle mänguvälja väiksemaks ja siia kõrvale kleepida, aga ma ei näe vajadust. Ja salvestan siis selle töölehe hiljem endale ära ja niimoodi need töölehed mul tekivadki. Õpetajal on hästi lihtne tunniks ette valmistuda. Samas selle ma võtan ära, kirjutan siia vastused, võib panna ka lahendus. Head ülesannete koostamist, toredaid tunde. Tänan kuulamast.